Aitäh. Nii, tervist, aitäh mind siia kutsumast. Mul on väga hea meel teile rääkida natukene ööst ja linnast ja enda tööst, et mina tulen siis ERM-ist. Olen ERM-i teadur ja näituste kuraator ja viimased 5 aastat või rohkemgi olen tegelenud öö uurimisega ja keskendunud siis linnaööle. Ja õpin ka doktorantuuris etnoloogias, et minu taust on antropoloogia ja nüüd etnoloogia doktorantuuris siis samamoodi seda öist linna, selle poliitilist ja kultuurilist ja emotsionaalset sfääri ja kokkupuutepunkti. Et võib-olla alustaksingi sellega, et ma ööd näengi sellise omaette aegruumina, et millel ongi siis erinevad dimensioonid, ööl on kultuurilised väärtused, sotsiaalsed, poliitilised, emotsionaalsed, et see ei ole lihtsalt selline päevavastand või kuidagi ööpäeva, mingi üks aeg ööpäevast, et ööl on väga palju mitu nägu, erinevaid õhustikke, mis mõjutavad, kuidas inimesed ennast tunnevad öös olles ja liikudes ja kuidas nad seal üksteisega suhtlevad. Ja ööl on muidugi ka omad reeglid, päevast erinevad, öös on omad ohud ja võimalused. Ja täna ma siis keskendun eelkõige meeltele, et kuidas siis läbi meelte, läbi nende tundmuste siis mõtisklen, et kuidas öösel on teine linn ja toon näiteid teaduskirjandusest, kunstist, ilukirjandusest ja luulest. Ja siit läks, et minnes nüüd tagasi eelajaloolisesse aega ja linnast täitsa välja korraks, et võib-olla mis nagu selle öö üks väga oluline omadus on, et inimene kardab ööd, et inimene kardab pimedust, sest me ei näe pimedas. Ja pimedus võimendab siis seda meie sees olevat ärevust, hirmu, tundmatu, nähtamatu, seletamatu ees ja me üritame ennast sellest kaitsta ja mis muidugi kaitseb, on valgus. Ja nagu ma olen siin välja toonud ühe tsitaadi, et kui meie esivanemad õppisid tuld kontrollima, algas nende püüd ööd vallutada. Elav tuli lõi valguse, sooja ja turvatunde, aga ka võimaluse suhelda ajal, mis varem kuulus vaikusele ja unele. Öised kogunemised tõid endaga kaasa laulmise, tantsu, rituaalid ja lugude jutustamise. Ööst sai loominguline ja sotsiaalne aeg. Et kui nüüd vaadata, ka võrrelda tänapäeva öökultuuri, et tegelikult ka nii nagu eelajaloolisel ajal, siis samamoodi muusika ja läbi muusika ja kehalisuse ja rütmide ja eneseväljenduse on kuidagi just ööpimeduses need sellised natuke alternatiivsemad praktikad oma koha leidnud, et inimene on ikkagi öösel teistsugune kui päeval ja öö on ka seetõttu teistsugune. Niisiis valgus, et kui tulla nüüd tagasi linna juurde, linnaruumi, et valgus on tegelikult olnud võtmetegur, et mis on võimaldanud linnal ka öösel elama hakata, et tänapäeval me räägime 24 tunni või ööpäevaringsest linnast, aga et oluline periood oli kindlasti ajaloos oli tööstuspööre, 19. sajand, kui siis muuhulgas arenes väga tugevalt ka tänavavalgustus, kuni tuli lõpuks ka elekter ja korralik linn muutus heledaks ja tulid vilkuvad värvilised reklaamid, neoontuled, mis siis pikendasid seda aktiivset elu päevast ka öösse. Et kui keskajal oli veel niisugune lausaline kontroll ööst käimise üle, et pärast päikeseloojangut ikkagi tavainimene linnas ei liikunud, väravad pandi lukku, linnaväravad, siis nüüd öised tegevused aina mitmekesistusid, tekkis suurem vabadus, võimalus spontaansusele, et tekkis midagi sellist, mida me täna
juba niimoodi ära tunneksime, kui me öösel linnas ringi käime. Ja kõrvale põikena täna linnavalgustuse arengul on muidugi ka oma varjukülg, milleks on valgusreostus, et seda juba 100 aastat tagasi tunnetati, et tehisvalgus siis vähendas kokkupuudet selle loomuliku valguse, eelkõige tähistaevaga, mis kuidagi varasematel aegadel siis ka linnaruumis hoidis inimest kontaktis looduse selliste loomulike rütmidega, et tsitaat ka uudislehest, et linnas paiskab valgusreklaam meile sõnu silmadesse, kui silmad otsivad tähistaevast. Et nii linnaruum ja selle kogemine siis muutub ajas, et nii läbi ajaloo on selle öise linna kogemine väga muutunud, aga muutub ka olenevalt kellaajast, aastaajast ja ilmast, et see, mis päeval on ühtemoodi, on öösel võib hoopis teistmoodi. Valgus ja vari kujundavad linnaruumi väga tugevalt, see, kuidas me maastikku tajume. Ja pimedusel ja valgusel on samas ka kultuurilised väärtused, et kultuurilised eripärad, et see, kuidas me meil on päeval ja koidu ajal ja öösel ikkagi erinevad harjumused, et millega me tegeleme ja mil viisil me linnaruumi kasutame. Öö muudab meie liikumise mustreid, trajektoore, öösel me väldime mõnda teed, mille kasutamisega me päeval oleme harjunud, võib-olla sest need on pimedad, ebamugavad, ohtlikud, et selles mõttes see öine linn mingil määral just nagu muutub kitsamaks, et me nagu ei saa seda kasutada nii nagu päeval, aga teisest küljest, kui olla natuke seikluslikum ja see uhutunnetus ei ole nii terav, et siis võib ka öösel just tekkida tunne, et linn kuulub meile, linn kuulub mulle, me saame öösel ekselda, piiluda tagahoovidesse, avastada mahajäetud paikasid, et seal on selline huvitav omapära mingil määral vastuolu. Toon tsitaadi, et Michel Serres on oma uurimistöös kirjutanud, et kui päev loob selguse, selged piirid, hea nähtavuse, siis öö ajab teistsuguse tajuviisi, avab valguse ja pimeduse koos eksisteerimine öises linnas, annab võimaluse salajase, ebaseadusliku, subkultuurse ja marginaliseeritu ilmnemiseks viisil, mis erineb päevasaja rutiinidest ja piirangutest. Need erinevused on nii psühholoogilised kui füüsilised. Pimedatesse ruumidesse sukeldumine muudab seda, kuidas meie meeled toimivad. Ja sarnaselt kirjutab Robert Williams oma uurimuses, kuidas öö loob omaette ruumid ja tegevused, ta kutsub neid night spaces ehk öökohad minu tõlkena, et nad ongi siis need paigad, mis tekivad pärast pimeduse saabumist. Neid kujundavad inimeste tegevused, võim ja kontroll ning need erinevad päevastest paikadest, sest pimedus muudab nii käitumist kui ühiskondliku korra toimimist, näiteks valgustuse, järelevalve ja reeglite kaudu. Samal ajal loob pimedus võimaluse vastupanuks, normide eiramiseks, alternatiivsete sotsiaalsete praktikate tekkeks. Et palju tuleb ka läbi selliste, et öine aeg on selline piiride ületamise aeg, et on ta siis selline loominguline, loovad piirid, mida saab kombata või ka seaduslikud ja eetilised, moraalsed piirid. Et kui siin ma olen siin oma tõlgenduse järgi ka otsinud erinevatest öökohtadest pilte, et siis siin on nüüd valik Eesti kunstnike teoseid, mis ka nagu minu silmis neid öökohtasid kujutavad, et siin see piiride ületus on kujutatud väga problemaatiliselt, et siin peegelduvad sellised ühiskonna hoiakud ja moraalne ärevus öise linnaruumi ja selle kasutajate suhtes, et see on alati olnud küsimus, et kes ja kuidas ja millal võib üldse öist linna kasutada. Ja ka nende piltide järgi on näha, kuidas öös põimuvad vastandid, valgus, pimedus, lärm, vaikus, ekstaas ja oht, äng, sotsialiseerumine, looming ja hedonism, et see kõik kuidagi saab nii selgelt just öösel kokku. Et sellise
teistmoodi oleku, tunnetuse, teiste tegevuste tõttu nimetabki uurija William Sharp ööd teiseks linnaks, et öösel on teine linn oma geograafia ja oma elanikega. Ja samas tulla Eesti luulesse, et linnaööst ka alternatiivsest ruumist, kus tuttavad vormid muutuvad, kirjutab siis Berit Kashan, kuidas puretud fassaadid võtavad ööpiiril põnevaid vorme, hooldamata parkidest ja hüljatud kalmistustest saavad eksootilised ja metsikud paigad, üleminekutsoonid, kus kõik on võimalik. Ja veel kirjandusest, et Bernhard Kangro on linnaööd käsitlenud samamoodi kui sellist omaette rütmidega organismi, kus just helid tulevad hästi oluliselt esile. Ta on kirjutanud, et öö oli leebe, näis nagu oleks suur osa linnarahvast kuhugi minemas või kustki tulemas. Kõnehääled, üksikud hüüdad ja laulukatkendid, aeg-ajalt hobusekappide meloodiline plagin, kummirehvide nagin, autode vurin, siin-seal mõni signaal. Kõik segunes üheks ainsaks öise linna muusikaks. Ja Mati Untli saab oma teoses Sügispall teise vaatenurga, et pimedas on inimene jõuline, üleliigsed aistingud kaovad, päeval segab pisiasjade küllus. Et tema jaoks siis pimedus lihtsustab taju, koondab tähelepanu. Ja seda ideed arendab edasi omal moel arhitekt Juhani Pallasmaa, et tema sõnul on siis sügavad varjud ja pimedus ja selline nagu mitmekesise eripära olulised, et ühest küljest need tummistavad nägemise teravust ja kutsuvad esile ruumi tajumise just läbi keha, läbi kujutlusvõime, et me ei näe maailma enam ainult silmadega, vaid me rohkem tunnetame, aimame seda, et ma siia lõpetuseks siis loengi veel tema tsitaadi. Sügavad varjud ja pimedus on olulised, sest need tuhmistavad nägemise teravust, muudavad sügavuse ja vahemaa ähmaseks ning kutsuvad esile alateadliku perifeerse nägemise ja taktiilse fantaasia. Hämar valgus ja vari ergutab kujutlusvõimet ja unistamist, see loob ruumi vaimseks, tagasitõmbumiseks või privaatsuseks. Pimedus tekitab ühtekuuluvustunde ja tugevdab räägitud sõna jõudu. See on siis minu poolt kõik, et kui kellelgi on mõni küsimus.